24 üldse. Kutsu Einar, keegi tuli ülitõguvasti, ma kuulsin kööki ära, aga kes see võis olla, ei tea. Tere Einar, Jaan siin. Oled 5-5 siin Viitinas. Tere Jaan, no minuni tuled ilusti 5-8, peaaegu võiks sulle 5-9 anda, ei tea, mis täna õhtu lahti on, nii ilus puhas selge tulek, nii et midagi hullu kohe. Kuule, kauget levi pole hetkel või tükk aega pole teda kauget olnud enam. Lähetused on ja eks ta sellepärast ole. Ja meie vahemaa vast on sobilik. Ja, ilmselt küll. Oota, palju meil sai, kas midagi 50 kilomeetri ringis või mis ta siit oli? Ei mäleta, mul pole kirja ka pandud kuskile. Ta vast on jah ligi 50. Ma kuskilt kunagi otsisin su luubiga siit kaardi pealt ülesse ja viskasin joonlaua peale ja mul on niimoodi hää kohe, et joonlaua näidu korrutad 2 ja paned 0 taha ja saadki kohe kilomeetrid kätte, aga ma praegu ei ole prille ligi ja ei viitsi uurima hakata, aga mul on kuskilt meelde jäänud, et kas 50 või 51 või midagi tolle ringi ta sinna jäi. Ega sellel nüüd nii olulist tähtsust ei ole. Minu S-meeter on jah laisa võitu. Vaatan siin võrdlen neid tulekuid ja asju ja siis kõrva järgi ma muidugi annaks mingi muu raporti, aga see on tollipuu järgi antud raport, nii et nii ta on. Ilm on natukese järgi andnud, väljas on 25 kraadi ja toas on 27 hetkel. Päeval siin kõrvetas jälle 33 poole kraadiga ja jama, see kuum ilm. Ja, jama on jah sellega, tead, mul eile öösel oli natuke südamega häireid, ei tea, mis ta oli, siukene nagu surus seda diafragmat kuidagi siit ülespoole ja võttis vahepeal kloppima, vahepeal lõi nagu sõrme otstesse siukse kibelemise juba sisse ja hakkasin järgmist lööki ootama ja siukene väga imelik asi oli sees, aga ei tea, mul on mõnikord ennemgi niisugust asja olnud. Aga mul oli eile õhtupoolikul päeval oli üks väga huvitav nähtus, vihm läks juba üle ja väljas hakkas nagu juba klaaruma ja tead, siis käis ühe korraga kõrvulukustav pauk väljas, tead, nii et raksatus ja pauk korraga ja välk lõi niimoodi, et õhus oli seda võbinat tunda kohe ja samas oli raksatus ja tead, põrutas mulle siia katusele 5/8 antenni sisse ilusti, tead, müraki. Täna käisin binokliga, uurisin otsas on siukene nagu kuradi kirjutus või selle paljundusmasina tahmaga oleks ots üle raputatud, siuke tunne ja tead, lõi mul siis teleka ja selle neti ruuteri lõi täiesti rivist välja ja niivõrd huvitav vend oli toas ja ta oli näinud, et mööda toa seinu käis siuke imelik nagu tulele sarnane sähvatus ja toas oli samasugune kärgatus käinud, nii et vend ütles niimoodi, et tal veel täna hommiku kõrvad ajasid pilli sellest kärgatusest. Vaat siuke huvitav asi juhtus minul ära nüüd ja pärast toda nüüd ma olen täiesti kindel, mul ahjal lõi ühe kase lõi niimoodi sauna taga pilbasteks, et 2-meetrine tüügas jäi püsti ainult ja sealt lõi siis nagu raudkangega läbi sauna katuse ja sealt jooksis mööda singisuitsetustraati, tead, valgustini, valgusti oli üleni tahmaga koos ja sealt jooksis siis 50 meetrit maalt kaablit pidi majja. Majas oli korgipuru ainult põrandal ja sealt oli siis tema edasi kadunud, mitte kuskil enam näha teda ei olnud. Et vaat siukest 2 välgu asja olen mina siis nüüd omas elus üle elanud ja tead, täitsa imelik tunne on sees kohe kuuldel. Ei miks ta ei ole, need on ikka hirmsad jõud, mis seal on. Nii et mind on ka siin ta piitsutanud pahandusi teinud ja Tatikas olin siin, koloos oli siis juba, käisin koloosi karjas ja hakkas hirmsasti sadama ja sai selle karjaga kodu tuldud. Kurramusse enne lauda juurde saamist, kui see pauk käis, olid lemmad pikali, mina pikali ja välk ja pauk, palju seda vahet oli, ei oska ütelda, väga ammune aeg, aga see mingi õhusurve või laine niukene, mis paiskas pikali, nii et elektriga see asi ei olnud. Jaa, täpselt, see ongi mingi selline õhuraputus, mina ka eile, kui see võdin käis, tead siis, ta ilmselt lõi sinna üles katuse kohale, nii et see laine tuli sealt otse nagu allapoole niimoodi, aga vaata, kui ta lööb kuskile kõrvale niimoodi, et ütleme,
et seal kuskil 100 meetrit kaugele või niimoodi, siis ta laine levib nagu külgsuunas ja siis ta paiskab su jumal teab kohu, lööb vastu kivi ka peaga vastu kivi ka veel tead ja ega nalja ei ole selle asjaga. Ja täna rääkis siin kuskil pool, ma ei mäleta, kus ma kuulsin, räägib ka väikese puhul sellest sammupingest, et kui ikkagi 10-meetrine lähedus pidi väga ohtlik olema juba, et esiteks tekivad sealt need niisugused külgvälgud, tähendab, mis läbi sinu võivad nüüd peast sisse minna ja alt välja tulla, et too on juba väga hull asi. Ja teine asi, et jah, et seal pidi lausa selline sammupinge tekkima, et ühesõnaga too on juba väga ohtlik, et ära sa ütle see 0,1-0,2 sekundit, mis ta kestab, et see on ikka päris pikk aeg ja mõned välgud kestavad isegi rohkem, kuni poole sekundi pikkuseid välke on olemas olnud ja ameeriklastel oli suur süsteem üles sätitud, nad uurisid seda asja ja kuskil oli sellest pikalt kirjas ka, aga ma olen lugenud omal ajal, aga kes ta enam mäletab kõike siin elus, mis oled ära lugenud, kuulda? No aga see aja konstant seal nii hull olegi, aga sammupinge tekib paratamatult, kui see asi ikka kuskil on, siis tekib see ja sellest ei pääse puu tahagi, kõrgepingeliinid ka, kui need traadid maas on, siis seal parem karga ühe jala peal kui kahe peal kõnnid, nii et need asjad on tõsised asjad, midagi pole teha ja mida pikem ring sul kehast läbi käib, seda suurem see asi seal on, nii et asi on kuri. Jah, mind on ta siin piitsutanud, mul on ka siin mõningaid asju ära üritanud, sel aastal on õnneks läinud, ei ole veel midagi. Juba on niisugune hirm tekkinud. Tänases Võru lehes oli ka mingi õpetus pikse ajal, et kus olla ja mis teha ja seal öeldi ka, et pikali maa peale ei tasu ennast väga panna, et see sammupinge võib saatuslikuks saada. Jaa, täpselt nii ta on ja kui veekogude ääres ja kuskil niimoodi ka seisad, seal on ka kõige ohtlikum püsti seista, sellepärast eriti vee peal paadis ja niimoodi, et sinna see supsakas võib väga kähku tulla. Jah, minul on omal nüüd tehtud niimoodi, et mul on selle 5/8 toru küljest tulevad veel 3 harru laiali tõmmitsad küllaltki kaugele, 5 millimeetrised või 4-sed niisugused singitud trossid, mis nad on. Ja nende otsad tõin mina ka maa sisse sealt ülevalt veel, mul on üks on seal kiigeposti küljes ja teisel on spetsiaalselt post tehtud ja kolmas jookseb mööda maja katusarja, teise maja otsa toon seal üleval niimoodi enam-vähem võrdsed nurgad rihitud ja toon maja pikse kaitsme küljes, nii et seal noodmaandused on mul ka maru hääd tehtud. Ja siis ma olen ta niimoodi hajutanud laiali ja võib-olla too eile päästiski küllaltki palju, sest sinna on otsa taotud mul vinklirauad sügavale maa sisse, mul on niimoodi, et kollane liiv on siin täiesti selline nagu võidjad ja ka seal all põhjas tuleb üks poolemeetrine savikiht ja edasi on jälle kollane liiv. Ja sinna savikihini ma tampisin nad rauad välja ja ühendasin kõik kokku ja nendega siis omakorda panin siis tolle singitud tõmmitsatraadi otsa kinni, nii et võib-olla too ka päästis kuigi võrd, sest ta on ikkagi siin kuskil 20 meetrit antennist kaugel olnud kinnituskohad, et too nagu hajutab ta laiali niimoodi, et siis ta ei lase ühte kohta, aga mul on kui ühte kohta maandus teha, siis tolle maandustakistus tuli kusagile 30 oomi piiridesse, alla ei saa, alla või sool vett kaela ikkagi ei lähe alla, nii et sisuliselt on juba liiva peal nagu iseendast isolaatori peal üleval see värk, nii et ta üks imelik värk on jah siin, aga ta eelne pauk oli jah, ilmselt ta tubapidi siin levis nüüd siis seinte peal edasi niimoodi kuidagi viisi, et läks sinna kuramuse ette koridori sinna tolle ruuteri juurde ja ilmselt ta sinna ruuterisse siis maandus või mis siin toas toimus, kes vana issand seda teab, aga esimene asi oli, jooksime igale poole üles ja vaatasime pööningule igale poole, et kas nüüd kuskil midagi lahti pole läinud, tuli või midagi sellist, aga õnneks ei olnud, et vaat mul lõppes asi niimoodi, jah, kuuldes. No see on õnn, et tuli lahti ei lähe, see on nüüd viimane nuhtlus, kui see ka veel lahti läheb, siis on asi päris hukas. Ja selle äiksega, kui ma selle kesklaine saatja peal olin, ma nägin korra seal, kaugele lõi, aga siis eks väljatugevused on niivõrd suured, et tekkis seal nende antenni masti tõmbitsate peal, ma ei tea, kui kõrgel nad olid seal, 50 meetri peal või kuskil. Ja need isolaatorite vahet olid ka seal kaunis pikad, sealt viskas nagu hobuse looga üle, seda nägin oma silmaga ja tulin ruumi tagasi, vaata ei julgenud ruumi siseneda. Lae all olid päevavalguslambid trosside peal. Need prigisesid tükk aega veel, vaatasin sealt ukse tagant, et mis nüüd edasi saab. Ei julgenud sisse minna ja ometigi need trossid olid maandatud, aga mida ta seal prigises veel, vaat see on kummaline.
Ja, tead, mina ütlen ka sulle seda, et minul on ka siuke kerge hirmutunne alati, eriti kui öösel see sadu tuleb ja ausalt ütelda, ma olen juba nagu väikselt niimoodi vähäki ettevalmistusi tolles mõttes teinud, et ma olen nagu vaadanud taskulambi valmis pand ja mõned jalatsid ja tavaliselt ma viskan ka mõne riidehilbu selga, et kui äkiline mingi start peaks tulema ja telefoni hoian käe pärast ja on ausõna, tead, siukese väikse nagu kartuse või vähemalt, kas ta on nüüd kartus, aga mingi valmisoleku tunde võtad sisse omale. Aga jaa, on ära arvamata asi, mis tema pähe võtab ja mismoodi ta käitub, nii et sinul võib olla seal kas või raudkange jämedused, maandused, aga kui tema tule täis mataka annab ja mismoodi ta seal levib ja mismoodi ta sealt õhku läheb ja kuhu ta üles hüppab, see on täiesti ette ennustamata asi, nii et mina olen ka tollest asjast juba niimoodi aru saanud, kuigi ma siin väga paljusid mehi tean, kes ütlevad umbes nii, et pane traadikene õhku ja on kogu oht likvideeritud, aga ei, too asi absoluutselt kaugeltki nii ei käi, kuulda. No ega me seda ei jaga, kus need väljad liiguvad, kus see positiivne ja negatiivne pool on, nii et see on kõik, seda ütleme nii, et seda vanajumal ka ei tea. Enne näitas siin televiisoris, et seal põhja pool vist möll käib, näitas neid äitise sähvatusi, käisid seal üle ekraani kohe ühest servast teise ja nad siin osa ilma teatud nagu juba teeb tormihoiatusi siin nädalavahetuseks, nii et kuram teda teab, mis siin tuleb. Ei, too on täiesti võimalik, sellepärast, et need pöörised ja värgid, mis nad siin tekivad, mul ei ole enam meeles, vana pean ei jää nii hästi meelde, kui vanasti noorpõlves jäi. Ma olen lugenud neid tormide tekkimise põhimõtteid ja värke, aga ma ei oska sulle enam peast ütelda, kuidas ta käis, ega ta väga keeruline ei olnud värk, aga täpselt nii nad tekivadki, et kui on sellised lämmatavad kuumad ja niimoodi ja Ameerikas seal, kus on need suured kõrbed ja värgid, täpselt tolle põhimõttega nad tekivadki, aga ma ka enam peast ei mäleta ära rääkida, et kuidas ta käis ja arvata võib, et siin midagi võib tulla, et too ei ole üldse selline võimatu asi, kuulda. Ma koolis Väimelas käisin, meil oli kekatund ja siis nägin kuiva maa peal niukast vesipüksi taolist. Ta jäme polnud, ta vast nii, mitte üle poole meetri polnud see londi läbimõõt. Hakkas kurramus keerutama maa peal ja niuksed rusikasuurused kivid tõstis üles nagu nalja ja läks sealt Lapi koolimaja juurest, kui Võru poolt tulla, siis vasakut kätt sinna põldude poole ja kõrgele üles, seda olen nüüd oma silmaga näinud. Siis korra oli mul siin, ütleme nii, et püksis juba oli nagu rohkem kui mujal. Loomad olid, lambad olid ja Lätimaa poolt tuli niukene tume pilv ja mõtlesin, ma katsun veel enne vihma lambad sisse ära tuua, mis nad seal vihma käes ikka on, aga see asi oli nii kiire toimega, et mina ei jõudnud ja sain lammaste juurde ja seal on mul üks suur kuusk, see on vast ligi 30 meetrit kõrge. See oli nagu vibu kõveras ja sellest lambad olid ketist sain kinni, siis oli niukene tunne, et vaata nüüd hakkad kohe õhku minema, nii kergeks läks juba olemine, nii et ega palju puudu polnud, kui oleks vist õhku läinud ja siis tuli päris korralik, mitte pikalt, aga nii, mõned minutit oli seda kõikse hullemat tormi. Tõraveres oli seal üle Elva jõe observatooriumist minna. Üks noormees elas seal jõe ääres kallaku peal siin observatooriumi poole peal ja üle jõe, niuksed ütleme mastimännid. Seal vast kuskil 1,5 hektarit pühkis nendest mändidest puhtaks, nii et need nagu tikud murdusid seal ja see mees nägi seda lugu pealt ja mõtles, et mis nüüd küll minu majaga saab, nii et sellel oli ka rohkem vist püksis kui mujal hai. Ja, täitsa kujutan teda tunnet ette, aga ausalt ütelda, minul ei tule praegu meelde kedagi meest, kes oleks mulle sellist lugu rääkinud, et ja mina ise ei ole trehvanud veel nägema niukest asja ega üle elama. Aga mina vist isegi Tõraverest toda maja tean, ma ausalt ütelda vist tean. Et jah, toon seal observatooriumist sinna jõe poole. Ma olen seal küllalt palju omal ajal, kuidas ütelda, käinud ja mul on too kant on tuttav ja ma Nõo koolis käisin, siis meil oli fotopraktika, et me oleme seal ringi kollanud tolle Tõravere lähedal ja seal päris palju jalgsi kohe, nii et ma vist, võib-olla ma tean toda maja isegi, ma kujutan teda ette. Aga too tolleks, aga jah, ei,
too kuramuse tuulispask on omaette nähtus, jah, tema jah, tal see õhk hakkab kõrvalt nagu sinna toitma teda omakorda ja seal tekib too rõhkude vahe ja too kiirendab omakorda toda pöörlemist ja too pöörlemine omakorda kiirendab jälle toda rõhkude vahet, nii et ta on, kuidas öelda, tõeline turbomootor tekib tegelikult, turbomootori efekt ja too on ülivõimas, jah, too on looduslik turbomootor ja too on ülivõimas efekt, nii et seal nalja ei ole, seal on tõepoolest niiviisi, et rohkem on püksis kui kuskil mujal, et seal ei ole nalja. Et too võtab kaasa kurat maja katused ja majad ka, kui annab tõmmata ja tõmbab suured puud kaasa ja ma olen näinud filmides siin, telekas näitab need kuramuse Discoverit, mis on tead, ja mul on need kanalid sees ja näitab, kus on ehedalt filmitud kohe niimoodi, et mees paneb viimasel hetkel veel käed silme ette, viskab kaamera käest kolinal ja kus mis siis edasi tuleb, on pimedus kaamera peal. Aga jah, väga võikaid asju on, kus on seal mitme kilomeetri kõrgused sambad ja tõmbab kaasa, kõik läheb maja katus nagu ragiseb kaasa. Siuksed filmid on lausa tõeelus tehtud ja mina olen neid näinud ja mina täitsa jah, kujutan ette ja kuidas öelda, usun seda asja, et too tõesti nii on, kuuldad. No see on jube asi. No see on sealt, kui Päähoone juurest minna, sealt läks mingi tee üle Elva jõe Viisiaugu järve poole. Enne seda Elva jõge on see nõndanimetatud Kondivalumägi, kus jalaluid murti ikka. Ja see on seal Kallaku peal. See, päris tasase peal ta ei ole, ta on ikka Kallaku peal too maja. Kahekordne maja oli, no ma ei tea, kas praegu teda enam on või ei ole. Ei mäleta selle mehe nime ka, aga pilt on silmades, prillidega mees oli ja tema nägi seda pealt ja pärast rääkis nagu ime asja. Ja, on, ta on täpselt nii. Kuule, mina toda maja vist isegi üsna täpselt tean praegu, sest me käisime seal, ta oli, Nõo koolis oli siuke õpetaja, ta oli, mis ta oli, 1968, vaat nõnda aastate kandis kusagil, ta oli niuke mees nagu Arno Saar. Saar Arno oli seal too õpetaja, kes oli raamatukogus ja fotograafiat õpetas ja meil oli, kevadel oli fotograafia, kuidas öelda, eksam, me saime nagu fotograafi kerge tunnistuse kätte ja siis me käisime jala läbi kogu tolle ümbruse ja mina vist isegi praegu päris täpselt toda maja kohe tean, ma kohe mäletan toda sealt, jah, too on sealt toda observatooriumi juurest alla tulla sinna, ma isegi tean toda, jah, nii et näed, ega Eestimaa on nii väike, et siit kuskilt kaugelt ringidega aastakümnete pärast saad inimesega kukud rääkima ja tuleb täitsa tuttav asi ette, nii et jah, nii ta on, kuulda. No jah, ma tulin sealt 68. aasta paiku ära, nii et elu võttis teised tuurid peale ja need Nõo õpilased käisid meil sinna praktikale, metallitöö praktikale, palju nad seda tarkust sealt said, kes tahtis, see sai, kes ei tahtnud, see ei saanud. Jaa, ta on täpselt elus iga asjaga niimoodi, et kes tahab, see saab ikka ja kes ei taha tollele kurat kalla või kaela, tead, ei jää talle külge midagi pidama. Ta on täpselt nii, Jaan, seal ei ole midagi imestada ja kuule, seal oli Nõos, tookord oli seal too suur Ural arvuti oli esimene siin minu teada Eestis ja mis ta oli ja siis oli, seal oli siis too põhiliselt tiirrestu elu, siis matemaatikaklassi mehed olid siis üle Eesti tulid seal kokku, kellel siis 8 klassi selja taha sai, nood siis läksid sügisel proovima sinna ja kes sisse said, siis said 3 aastat seal nagu füüsika ja matemaatika erikallakuga klassid olid ja siis oli tavaline klass oli ka veel, tead. Ja nood siis elasid seal ühikates, nood mehed jah, tegid igavest kurramuse pätti ja värki seal ja igasugust trikki ja jantsi sai tehtud, tead, füüsikaseaduseid üle kontrollitud, kas ikka kehtivad, tead, sai sangpomm, 3-korruselise maja otsast alla lastud, kurat, ja palgi teise otsa peale teine pomm pandud ja vaadatud, et kas kerkib samale kõrgusele üles või ei kerki ja igasugust trikki, mis seal tehtud sai ja oi nalja, tead, too pomm läks, kurat, kukkus läbi eterniitkatuse ja läbi ülemise korruse lae ja all küdevasse ahju kohe pauhti sisse, kurat, ja oi, ma ütlen, et seal on need, kurat, naeral oliks ennast kirjutada kas või teised Tootsi lootjad, kui hakka seda asja mõtlema, kuuldel. Eks koolipoisid ikka nuputavad ühte teist välja, ega need tempud tegemata ei jää, ainult et vaata kirjapanejaid pole nii palju, ma siin paar päeva tagasi rääkisin, et meie kandi küla elust saaks ka niukasi vahvasid lugusid, nii et oi, siin üks mees võttis nii naise ära, et ei teadnudki, et naise oli võtta haig. ja, nii ta käib jah. Minul on suguvõsas on üks kirjanik olemas, on see Rudolf Sirge, tema omal ajal selle Maa ja rahva ja mis ta seal kirjutas ja mina olen teda lugenud ja niiviisi, mina ei tea, mina teda ei oska vist hinnata, asi on tollest ja mina kirjutaks midagi teistmoodi ja paneks. Mul on siin tehtud küll, mul siin mõned käsikirjad on tead,
vana jumal ise taevas teab, kas neid kunagi keegi lugema saab või ei saa, tead, see on omaette küsimus ja vaevalt, et sealt midagi nii väga lugeda ongi, aga mul ka üht-teist siin jah kirjas on, kuidas meil esimene raadio külla toodi ja kuidas minu isa esimese raadio koju tõi ja kuidas too asi siis kõik käis ja kuidas siis naabrimehega teda antenni üles pandi ja milliste tõdede järgi siis tollele antennile, kuidas öelda, ligi mindi ja mismoodi seal siis räägiti ja oldi ja lõpuks sai too raadio käima ka ja igasugust nalja jah, on siin nähtud ja kuuldud, poisikene sai oldud ja kuidas mulle esimene mikromootor toodi, oli eetri pealt käis, kurat niukene tead ja esimene elektrimootor toodi, mis patarei pealt käis ja igasugust väga eredad niuksed mälestused on veel meeles, aga ega vaata, asi on tolles aastad lähevad edasi ja tulevad paratamatult sellised ajad, kui enam ei mäleta ja kui enam ei ole seda niisugust eredat olekut sees ja siis ei pane enam midagi kirja, et ma olen siin pannud ikka, aga ma ütlen veel kord, et ei tea, kas tollest kunagi keegi lugema midagi saab või ei saa, et vaevalt küll kuuldel. No eks selle jaoks peab ka mingi jagu annet olema, ega muidu ei saa ja niisugune tung peab olema selle asja poole. Ühesõnaga hull peab olema väikselt. Täpselt õige, toi Jaan, too viimane on sul kõige õigemini öeldud, vaata, see on siuke hullus tuleb pääle ja siis on niiviisi, et kui autoga sõidad, mul on mõnikord on selline raamat või märkmik ühes, tead, siis tõmbad tee äärde tead ja siis kirjutad kurat 2-3 leheküljetäit ja tead, kui sa pärast järgmine hommik või pane sind uuesti seda kirjutama, sa ei kirjuta enam, kas või raju sind tükkideks, aga ei ole võimeline noid sõnu niimoodi ritta panema, aga vaat siis need sõnad lähevad ritta ja kuidagi viisi ja too tuleb lihtsalt, too asi tuleb ja kogu lugu ja pärast ka, et ise kah jätad igaks juhuks alles, et mine tea, kuna vaja võib minna või mis ta seal on, tead. Ja mul on üks paras patakas, ma sõjaväes kirjutasin ka laeva peal, aga seal oli hirm nii suur, et uputasin, kurat, võtsin katlamajast 2 kivi, panin teisele poole pakki ja Dardanellide väinast lasin enne sinna jõudmist, lasin piraki üle kaarda, sest või üle parda tähendab. Ma tartsin toda, tead, et võib-olla sadamas hakatakse kontrollima ja võib-olla vaadatakse, et ma olen kirja pannud, seal oli muidugi sõjalisi värke ka küllalt palju ja asju, et võib-olla vaadatakse, et ma olen mingi diversant ja tead lihtsalt, vaata see koju saamise tahe oli niivõrd suur, et kurat närv ei pidanud vastu ja vastu hommikut lasin jah, kurat üle pardanud asjad, aga seal oli oma 10 sentimeetrit paks oli mul selline käsikirjade pakkus, oli igavest nalja ja värki kirjas, aga mina siukene hullukene olen ja tead, et kuuldel. Keegi oli siin veel? Tere õhtust, 304 Fox Charlie siin. No ma ei tea, Jaani kuulen väga hästi, teist meest kuulen ka, aga teisel mehel soovitan, et pangu internetti kuhugi, leidku koht üles, kuhu kõlbab panna ja pangu internetti üles. Seal rahvas loeb. Ja, tere, 304 Fox Charlie, 304 Epo India, Einar siinpool olen mina see teine mees. Jah, ma olen siin 3,65 peal, oleme või 36, kurat, keel läheb segi. 7 peal oleme vist kasuga juttu ajanud küll või. Aga ega ongi, ma olen sinna, mul on seal mõned kohad mul ei ole avalikult üleval, aga mul on siin ja mul on üks kirjandusõpetaja on ja ta lubas mind natukene seal vaadata keeleliselt need asjad üle ja võib-olla teemegi midagi, aga ei tea, kurat, tead, tööd on nii palju ja tegemisi on nii palju, et ei tea, kurat, üks on tähtsam kui teine ja tead, et siin ellu jääda peab ikka puid ka riita panema ja muud asja ka tegema ja tead, ei oska äkva midagi sulle rohkem selle kohta öelda, nii et võta maik. Sellega jututeina, see oli see minupoolne idee, et see on nii-öelda paberi peale välja trükkida, see on selline asi ja kes kurat sedagi nii väga loeb enam. Paberkandjal see asi on liiga kurralise kallis praegu, ma nii oma seisukohalt võtan. Aga internetist veel teinekord võib, kui õige asja peale või õige koha peale kohtuda. Nii, mis vesipüksidest või nendest kuradi vesipüksid ja need tulispassidest rääkida, ma olen näinud ka ühte oma elust ära. Ta oli kevadine aeg, kuiv aeg ja siis põllu peale vaatan, et tuleb põrguline, aga ta oli selline peenikene, mis ta oli, ütleme 10, 15, 20 sentimeetrit jäme, aga too ka korjas sealt ikka kivikesi ja värki üles ja läks ja liikus ka üle põllu ja ta läks nii-öelda sinna Kahila poole, nii et ma ei tea, kas ta siis sealt järve ka üles korjas või korjanda, mis ta sealt sai, seal ma edasi enam ei näinud. Anname Jaanile. Tere Riva, vaata kui oleks Kahila tühjaks tõmmanud, mis siis oleks saanud, kus need kalad oleks elama hakata, Füüsika seadust järgi nad oleks kusagil alla tulnud ja keegi oleks jälle õnnelik olnud, et kurat angerjad kukuvad. Ja, no nii see eluke on. No jah, no näed seda,
meie ekskoloosi esimeestki külastas torm, kuram lõhkus maja ära. No too oli too viimane kolhoosi esimeestel, mis see oli? Jaa, see Kuvalda. Ja tean, aga sealt edasi too metsatukk oli palju hullemas seisus kui too Kuvalda värk oli nagu nii. Kuule nüüd viimasel ajal on vist hakanud juba asi, nagu teine generatsioon vist hakanud aga asja juba seal veikene nagu ma viimane kord mööda sõitsin, siis oli juba nagu maja moodi, aga muidu oli too küll selline kuram see huvitav projekt seal. Tea, ma ei ole seal Volgandis käinud nüüd enam hulka aega. Üleüldse vähe liigun, nii et ei tea nendest asjadest suurt midagi. No selged jutud, no jutustage edasi. Ma siin natuke kuulen, ega ma enam ei kuula ka, ma lähen ära teise tuppa. See tuba on kurratikult sooja. Sooja jätkub. Ja Rivo, tulid Einarini, tulid 5-6 ilusti siiani, ma pistsin omale sidekirja ka, saan siin tsibidiplomile täienduseni, et ega mul sinuga ei olegi vist siin selle diapasoni peal sidet olnud, nii et jah, minuni tulid 5-6 ja 304 FZ, 304 Eko India siit poolt. Kuule, ma selle bändi peale ausa öelda ja nagu logi ei peagi. Kuule, tore postid, ega midagi. 73 teile ja ma lülitan selle kaadevärgi välja ja pärast vaatan, mis tuleb. Igaks juhuks antennid ka jälle vastu maad pilduda, mine tea, mis ta ööse teeb. Siin mõni ilmal ja lubas, et võib-olla tuleb midagi, et ehk midagi tuleb ka, aga Eesti televisiooniga ta ei luba midagi muud, kui seal juba jälle homsest ja ülehomseks ja nii kuuma. Ja nii ta on. 7-3 sulle ka, Rivo, ja kõik ilusad, bye-bye. 7-3, Rivo. Vaata, lääne pool on juba pilved. No annaks jumal, ega praegu jah, sinistpäevast enam ei ole, ta on selline, ma ei vii sellest ümber keerata lääne poole vaatama, ma ei näe ka sinna suurt midagi. Jah, no tore, 7-3 ja hüva õhtut. 304 Fox Jarvi peal maigi maha. 7-3. Vaat nii need lood on. Jaan, enne õikas sind enne korraks, sa kuulsid või? Ei saanud pihta, ju siis sai korraga räägitud. Sama vahetame seni. Keltaliima, tule. Ei jõua mu signaal vist pärale ennule. Kuule, Enn lubas antenni vahetada. Selge. Siis ootame natuke. No nii, kaua nüüd on? 5-6. Sa oled 5-9. No tuled sa kõvemini, nii et siin mingid muutused levis ikka on. Ma panin selle võimsusmeetri vahele. 100 vatti näeb välja. Siis on vatti ka natukese, nii et ei saa nuriseda. Mul on, mis ta siin näitab, kui nina ligi ajada, 25 peaaegu jah on neid vatte ja SVR on natukese alla 1,2. Jaa, täna hommik oli levik. Alera ütles enne saba peale veel. Saak oli väike, aga sellest asjalik. 2 valgevene mees. Siis üks oli Valtai mees, Valtai kõrgustikult. See on seal Novgorodi taga kuskil. Ja siis üks oli Smolensk, täitsa vana tegija juba. Sama ta on siivel, mis mul oli, maru ilusti kõlas, mõtta maik. Okei, no see oli 2 meetri peal ilmselt, ma arvan nii. No jah, ma olen, hommikul oli mul siin puuring jälle ja see käis kuskil kella 11-ni, siis panin kõik asjad käest ära ja peale seda pole nagu tööd teinud. Okei. Vahepeal ikka öölaine peal ma ei loen, et sidesid üldse. Seal on nüüd avaline asi. Muuseas, Sotjäävi aadress täielikult on olemas ja telefoninumber. Mis sa ütlesid? Ma lasin kõrvust mööda. Sotjäävi telefoninumber ja kõik koordinaadid on olemas. See, selge, see 2 meetri mees.
Ei noh, ta tegi teisi meetreid ka. Ta on niimoodi praegust on ta nii, et see film, mis tema käest läbi käinud ei ole, see ei ole film. No ju ta on asjaga kursis hästi, oskab nagu asja kruvida sealt, kust vaja on. Ja nii ta on. Ta on jah väga kompetentne. Aastaid on ka palju ja no ta kõva konstruktor oli ka. No peabki olema, ega teisiti ei saa. Ja noh, asja vastu peab tõsine huvi olema. Vene mõtled ja. Huvitav, et täna see signaal nii tugevalt tuleb. Mis antenn sul seal taga on? Ikka tornado. No jah, ju see levik on vist nihukene. Tea, mis ta siin öösel teeb nüüd. Läänes on nagu pilvet juba ja vast hakkab öösel müristama. Praegu veel ei märka nihukast mürina tundemärke. Ei hakka ta midagi ja ma panen igaks jooks. Ma ärkan üles, kui ta kolistama hakkab. Ja seda kolistasin, et see otsa sadas meile. Siin tuli ka öösel ja ikest oli, aga noh, ei olnud hullu midagi. No vihma tuli vähe üldiselt. Muuseas, sa saad selle 25 vatiga väga hästi sidet, sest levik kompenseerib kõik ära. Noh, ei tea siin, ma millalgi siin õikasin, aga ei võetud mind jutule ja ma ei saanudki aru, kes ja kus kohas nad olid. Hommikupoolikul kuulsin siin soomekeelset juttu, kas nad olid Eestimaal või Soomes, seda ka ei, aga ma ei olnud siin kaua. Noh, natuke tõmbasin nagu hinge. Noh, võib saada küll, aga antenni on paremat vaja. No jah, siis peab ruut olema. Ruut on parem, aga ega groundline'i küll ei maksta tegema hakata. Ei hakka, see on mul ära proovitud asjad juba. Noh, 3 ruutu peaks tükk maad parem olema, kui see vibu mul praegu. Ma panin täna 40 meetri värvpidi üles, nagu liku tõmbasin masti. Noh, see on seda on panna, selle otsad tulevad alla ja ei too antenn, ega too ei ole halb antenn, ääles on ja käib väga ilusti, nii et tollega võib sidet teha kõvasti. Nii need asjad on, aga mul ei lähe see antenni tegemine ka, täna läksingi lõuna ajal töökotta, aga nii kuum ja nii, noh, vanamees ikka ei saa enam teha kõike. No jah, ega see töö ei liigu. Ma just tulin saunast poisi poolt ja mõtlen, et kas midagi teen ka või lähen ära magama, kui ma vist lähen ära magama. Vaatan veidike telekat ja no vast nüüd läheb külmemaks, siis saab sina poolt ära käidud kuulda. Ei tea, need ilmaennustused täna siin igaüks pani oma pada, nii et noh, jumal teab, milline see õige on. Aga ilmas kuu on nagu kuld teha päevas. Et ühed lubasid kuuma ja noh, ma vist 3 allikast kuulsin ja noh, kõik oli nihukene. Kõik see parem ilmaennustus on see, mine õue ja vaata, mis on, see on kõik see kindlam. Jah, see on jah. Kuda mu hääl on, ma võtsin veel poole maha sellest, nüüd peaaegu ei jäänudki, tähendab maigi ergutust. Ei ole su äärel häda midagi. Sul seal mingi vendukas ka suhiseb või? Siin on need, ma ütlen, 3 tükki. No jah, need vendukavuhinad on kuulda kergelt, nii et ei normaalne, kõik ei ole, mis sa tast kruvid ja las ta on nii, nagu ta on. Kellel ei meeldi, see läheb rea pealt pere. Mardiga rääkisin, Petseri Mardiga tükk aega. Mõtlesin, et hääl kärisid, ma siis võtsin maha nii palju, et enam ei kärisin. No Mart, no jah. Kuda tal tervis on ka? No eks ta ole kehva võitu ikka. Need on need kuumad ilmad ka, need piinavad ju õudselt. Noh, siin eile sai 36 pulka ära registreeritud, nii et või kurram oli see üleeile juba, peab paberi pealt vaatama, ei mäletagi hästi. No jah. Nii ta on.
Kuule jah, ega midagi. Homme hakkan siis selle suure kastiga tegutsema. Oleks kõrged mingi alade valmis saaks. Ühe päevaga muidugi ei saa, aga seal on ühed hauad teha. Lättlauda on painutada raske, aga ma kasutan kabalalt nipi, mis ma selle kroti või tähendab R250 puhul kasutasin. Saan natuke soont sisse ja siis painutan, ja siis pärast keevitan täis need saetud kohad õue. See, et nojah, eks sellega on ka tegu, siis teda on kergem painutada, see on selge. Ja, see nipp on, ma vanasti tegin niukese ulmekandilise tera ja siis sai joonlauaga tõmmatud soon sisse ja pärast, said ilma joonlauata ka tõmmata, kui sügavam oli, aga eks ta on niukene tõsine töö. Nojah, kas keegi on sarjutuse peale meile, keegi jätame korra vabaks? Andres on siin kuuldel. No tere Andres ja ma annan Maigile Jaanile. Jah, tere Andres, 5-4. Levi on paremaks läinud, enne ei olnud nii hea. Jah, ei, praegu on väga hea ja tahtsingi Ennule öelda, et nüüd on ta väga ilusti selgelt kuulda, et ennem ta jah kärises, aga praegu on väga tipp-topp, et mulle tuleb ka ilusti, et jutt on väga hästi aru saada. Vist oli Pesseri mehel õigus. Niimoodi, aitäh info eest. Muuseas, Esmeter näitab sinu signaali pool 5-9. No selge, siis läheb küll. Teie tulete ka siia mõlemad 5-9 mulle ja väga ilus puhas. Kus asusid, mul ei ole meeles? Väherus. Ei, sa näed ikka ots, ta on ikka 60 kilti. Nojah, midagi vast on nii palju vast ei olegi, aga ma kunagi vist ma isegi mõõtsin, aga vot ei mäletanud. Jah, küll ta saab üle mõõta. Need on selle jaoks koera lokaatori numbrid ja ta on 10-kohaline, siis on nii, et toakabel pooleks mõõta. Jah, nii on. Vaatame, kas veel kedagi, annan kedagi veel siis. Jaanuar andis märkus käibi veel, et on Jaan Mätta-Maik. Jah. Nojah, õhtu hakkab juba hiline olema. Nüüd on juba paras aega hakata nagu horisondi peale mõtlema. Siis saab hommikul varemalt nagu liikuma ja varakult saab midagi teha. Mul käib ikka see puuteater siin veel. Ei teagi, kaua ta kestab mul. Ei saa ju terve päev läbi teha, päevad on nii kuramuse kuumad, nii et võtab mõistuse. Eile tuli see tilkvihma ka, siis täna oli nagu saun. Täitsa niukana tunne, et võtta viht ja hakka lööma. Jaa, väljas oli niiske ja hommik oli märg, hommik oli täitsa märg. Aga mul oli jah masti otsast tehtud ja tõmmitsen all, et kuradi hea oli seda inerti üles tõmmata nööri plokkratast pidi. Neid väikseid plokkrattad on 3 suurusest müüa kuulda. Ja ei nüüd on neid saada. Eile õhtu läks mul kurramus siin koerajahiga. Ka Petrogradi Preili tuli siia ja minu oma läks sellele kallale kohe. Ammustas teda ja tema territoorium ja tema polnud ju niukest asja näinud, kurram pärast ei saanud Robiga kuidagi hakkama. Oli täitsa tegu, et aadikusse saada ja jamasin sellega tükk aega, nii et huvitav õhtu oli. Preiliga või koeraga? Ei see Petrogradi mingi kurramuse kolli niukane pisikene emane must. Tuli ta, hommikul käis ta tiilu siin. Õhtul ma läksin koeraga siin palli lööma, õue peal mängima ja kurramus tuli siia, ei saa enam oma koera kätte ega midagi, siis lõpuks saime selle emase kätte ja siis sain ma selle oma ka selili maha lüüa. Aga vaata, ei
ei saa kuramus aedikusse kuidagi, oma 6-70 meetrit eemale ei tule, võtab hammastega ja nii edasi, nii et jama palju. Ja, ega nende kaarte võtmist ei tea kunagi öelda, millega see asi lõpeb. See on ikka see teiselt poolt Uraali või sealt Kesk-Aasia päritolu, see on omaette väänik. Ja, nii ta on, jah. No, siis Peterburi vana on perega siin lastega või? Kuule, tal on, ta on 86 vist vana juba. Tal naine on vahepeal ja poeg on ja siis võib-olla need poja ja selle praeguse naise tütar, need ka on siin vahepeal olnud, nii et septembrini. Aha, vaatame, kes siin sageduse peal on. Tunnu jätad sest, et normaalselt on kuulda 5, 5, 5, 5, 6. Kuidas su kutsung on? Õnnest, okei. Ei, 5, 5, 5, 6 ei ole häda midagi. Jaan, kas sa kuulsid Annest? Täielik negatiiv. Ta jääb sinu jaoks kaugele. Ta oli vist Tartu oli kuulda. Tartu konservivabriku juures seal. No just on linna teistes otsas, seal tuleb elama 5 külge otsa. 5 külge otsa linna kaugusele. No see on kõrge koht küllalt. Jah, see on kõrge koht ja seal on suur näed. Tean seda kanti. Ja. No jah, mehed võistlevad ja nüüd ajavad nagu koerad saba taga. Mingi kuradi tuletornide võistlus, siis tuleb aiotad saarte võistlus ja kurat neid täpkas on läbi juba. Ei tea, kuna välipäev on. Kuule, hommikul öeldi vist, et 3 nädala pärast. See kutsu uuesti, venelane on nii kõvasti seljas. Kes kutsus ees 6 teljegruppi? Kes kutsus küvarset ees 6 telje? 304 Delta Lima õigemini. Ei saa, jupikene tuli, aga ei ole seda meest enam ja ei ole Vene vabas. Jään võtama ikka. Jaa, kiitus. Ei, ma ei kuule. Mind ei sega kah keegi hetkel, nii et see levi on nii, kui ta on. Nii kaugele, kui see asi võngub välja, nii kaugele ta läheb ja ma jään sellest Vene tsoonist siis kuhugi kõrvale. Teate, ja rasessa näost ei saa vaatad, näetan diapassiooni, et oleks näeteni, nii et... No mis sa räägid seda, see pole nende rääkijate asi, see on ülemuste asi neil. Ja ega seda paska peab ikka tegema niimoodi. Nojah, ma lisaks midagi juurde, aga jätan ütlemata. Võtame ikka ääni. Need on lihtsalt dispetserid, nemad istuvad laua taha ja võtavad selle tangendi pihku ja räägivad, aga see on süsteem on nihukane, neid on ikka kole palju pandud käima. Vaata siin Võrus kah taksot olid, aga need enam ei tööta siin sagedusel. Nojah, ega Eestis on kehtib ikka seadus ka. Jah, need veoautomehed on siin 8.
Seal on mingid 2 jaama lähevad mujale. No jah, ma ei oska midagi öelda. Ära kobida, ära pakkuga ja kaua üleval oldud. Kurat, kõige hullem on hommikul voodist välja saamine, kui juba jalgade peal ise jaksad seista, siis tead, et saad päeva veel rahulikult tegutseda kuulda. Enne ei tohigi voodisse minna. Mul on ka hommikul see käivitamine on teinekord üpris neukane ebameeldiv, aga ja ma olen ütlenud nii, et ei tohi üldse pikali minna, siis ei tule seda püstituleku häda. 70 rubli. On sadagi töötada. Aga nüüd juba hakati rublasid jagama. Ja. Говорите. Siin on tarvis suur lõpp käima panna, siis lähevad nad iseid. No, natuke läheb aega selle asjaga veel. Nojah, see on niisugune kummaline asi, aga neid pille nüüd müüakse ja see on neil kõik see odavam vahend, kuidas see taksopark käima panna. Nojah, maksta ei ole vaja ja. Just, nii et see on lihtne vahend ja otseselt nagu keelatud ka ei ole ja nii ta on. Arvo käes küsisin täna järgi, ütles, et ametlik keeld on, et suured ülemused läänes võitlevad venelastega. Ei no aga see levib ju, see levib terve selle Euroopa peale, kuuled ju siin itaallasi ja seal on ka ju kuulda kõik see lugu, nii et ega see ei ole nii. Muuseas, Tiina on ka Itaaliast tagasi. Ta nüüd läks kaduma. Tiina on ka Itaaliast tagasi. Ja jääbki siia või? No esialgu jah, mõningad kuud. Selge, siis on sul külalisi nagu oodata. Kuule eks nad mingil üks ajal tule siia ka ja poiskene kasvab muudku ja nüüd on ta suur jämsikas juba. No see näe, poiss saab ilma näha ja saab keeled suhu. Keeled on küll paranevlisel suus ja itaalia keel ja inglise keel ja hispaania keel ja eesti keel, vene keelt teada. Kui saab keskkonda, õpib selle ka. Nojah, vaevad, et sinna minnakse. Ei tea midagi, see, keelt on alati vaja, see ei ole niisugune asi. Vaata, seda ei saa ta sul ära võtta. Nojah, seda küll, jah. Kuule eile oli imeline levik, need vanad kalad hoiasid välja ja päris huvitavat juttu sai jäetud siin Moskva meestega ja Moskva lähistelt ja nii. Kuule jah, ei oskagi lisada midagi, ma vast ütlen 7-3 ja vaatan veel SSB bändi ka, kui seal midagi on, siis hakkan kutsuma. Ta oli tühi, ma siin enne vaatasin. Ma ei tea, mulle ei taheta ikka see antenn ei töötagi Venemaa poole, see töötab praegu põhimõtteliselt mul, ütleme, et praktiliselt Tallinnast natukese ida poole on ta suund, põhisuund, tuulega lengerdab kuigivõrd, nii et mul läheb see lugu läheb kõik mööda nendest, nii et ma ei peagi nendega sidet saama. Näeb, millal ma jõuan nii kaugele, et ma saan ka antenni pöörata ja sinna poole, kuhu tahan. Okei, ega midagi. 7-3 ja ilusat õhtut veel sulle ja eks me kohtu jälle. 304 TL, 304 LC, 7-3, pai. Jaa, ma katsun hommikul vahepeal olla. 7-3 jään ja tööd ja kuuleme jälle ja pai. Ma lähen varakult puutoimkonda. Ahah, selge. 4 Свет Гоголя 1Б5 подъезжаем.